kõigil on ju teada, et hobused peavad eeslit veidi rumalaks ja tüütuks sugulaseks. Selles talus olid aga ka teised loomad eeslipoeg Põikpea peale pahased. Kui tal oli paha tuju, ei teinud ta muud, kui kisas ja lõi. Häda sellele, kes juhtus ta kapjade ette jääma. Aitab juba sellest lärmamisest, pahandas kanaema. Siin ei saa enam üldse rahu. Pealegi ehmatab ta mu tibusid ja teisi loomalapsi. Ühel päeval sai ka taluperemehel sellest kisast villand. Ta sidus vaesele Põikpeale köie kaela ja viis ta mäele, kus eesel võis karjuda, palju jaksas. Põikpea oli esialgu väga rõõmus. Ta võis kuu ja tähtede poole kisada, ilma et keegi pahandanud oleks. Iiahoo! Kaia sääl orus vastu. Mõne päeva möödudes vaatas eesel aga enda ümber väsinult ringi ja mõtles. Nad on mu päris üksi jätnud. Võib-olla on neil õigus. Ma ei tee muud, kui tüütan teisi. Vaene eesel oli just oma elu üle järele mõtlemas, kui kuulis üht häält end hüüdmas. See oli kilpkonn Kilps, kes oli teda vaatama tulnud. Kas sa ei lärmagi enam? Küsis Kilps naeratades. Sa oled vaiksena päris tore, kas tead? Tean, aga kisamine on mul loomuses ja kui ma ei kisa ja ringi ei karga, jäävad mu jalad tukkuma, vastas eeslike. Tead, kui loodus on su sellisena loonud, pidi sel ka põhjus olema, kiitis kilpkonn takka. Sel ööl tundis Põikpea üksi tähti vaadates ühtäkki kummalist lõhna. Suits, ütles ta kõrvu kikitades ja ninaga õhku tõmmates. Talust tuleb suitsu. Ta võttis hoogu ja lõi kabjaga aadikul, kuhu peremeest ta ööseks sulgenud oli, tõkkepuu eest ning tormas täiest kõrist karjudes mäest alla. Kogu talu ärkas just õigel ajal üles. Nad pääsesid tulest ja vingust ning jõudsid kustutada esimesed viljaaedast alguse saanud leegid. Kui oht oli möödas ja rehe all timmitses vaid kõrbenud puidulõhna, tulid loomad eeslipoissi tänama. Alates nüüdsest võid karjuda, palju soovid, ütles part. Ja meie klähvime koos sinuga, ütlesid kutsikad. Loomalapsed saadeti ükshaaval oma päästjat tänama. Kõige ilusama kingi sai Põikpea peremehelt, oma isikliku latritallis. See asus kohe hobuste kõrval. Sellel oli rosett ja nimesilt, mis pidi kõigile meenutama, et isegi tülikas eesel võib kasulik olla, kui tal vaid võimalus antakse.